Tšau kõigile, mina Merka jälle täna siin. Mul on plaanis teha siis... Osad tooted on sellised, mida ma olen kasutanud tegelikult juba võib-olla isegi iga kuu, on ju. Mul on siin tooted kõik käepärast. Aga kust ma alustan? Jälle ma ei tea ju. Võib-olla natukene kui pikemalt seletada, siis on see, et ma ei ole väga pikalt solaariumis käinud. Kuna kui ma käin solaariumis, siis mul tulevad igale poole pigmendilaigud, mis on väga ebameeldiv, vähemalt minu jaoks. Seda toodet ma olen kasutanud nüüd 2 aastat ja tegemist on see St. Moritzi pruunistava vahuga ja ma kasutan mediumit. Ma ostan seda kogu aeg, seda müüakse, ma tean, Tartus Konsumis. Tartu Konsumis Edenis. Et teistes konsumites ma kahjuks seda ei leidnud, kuigi ma otsisin nii palju. Sellel St. Moritzil on neid ka spreiga, aga mulle need spreiga meeldi, et just see vahuga on hullult hea, et ta kuidagi hästi ütles, et läheb naha peale ja sellest tuubist nagu jätkub rohkem kui tollest teisest spreist. Mul on praegu ka peal see. Siit muidugi meigi alt ei ole näha, aga üldiselt ma olen nagu väga valge. Võib-olla siit on nagu rohkem näha. Siia kehale ma olen pannud. Ja siis see tuleb nagu vahuna välja. Ma lasen siia topsi sisse. Selline näeb välja siis. Järgmiseks on mul juba tuttav toode. See on see Full Lips huule suurendamise kork. Ma olen seda päris pidevalt kasutanud. Ütleme niimoodi, et ma ei lähe ilma selleta mitte kuskile. See on mul alati kotis kaasas, et... Vaat selline lugu, et mulle väga meeldivad need. Ja kui videot tahate, siis ma panen selle video siia alla infoboksi, et ma olen nende kohta ka video teinud. I just like it. Ma väga isegi mingit sellist jumestust ei ole kandnud väga paksult. Et ainuke asi, mis ma olen kasutanud, on see puuder. MAC Studio Fix. Ja seda numbrit ma ei tea kahjuks, mis mul on. See on hästi hea katusega, et... muud ei olegi tegelikult vaja. Seda ma olen hästi kaua kasutanud ka mida juba paar aastat, et siiamaani ma olen sellega väga rahul olnud. Silmatilgad! Silmatilgad ja, et kuna ma sõidan seda Taxify'd, siis vahepeal öösid silmad läksid nii kuivaks ja punaseks, et see päris aitas. Ma võtsin selle apteegist mingi, see oli suht suvaline. Ma ei saa mitte midagi aru, sest siin on kõik see mingi läti keeles vist. Optex on nimi ja seda soovitati ja toimib päris hästi, et see on see, kuhu mu elu päästi. Ma võtan siit huulepulga. Seda ma olen terve see aeg kandnud ja see on see MAC-i oma. Ja selle nimi on Love Torn. Love. Lorn. Ma ei tea, mis see tähendab. Ma arvasin kogu aeg, et see on Love Torn ja see on Love Lorn. No idea. Mul on see praegu peal ka. Selline roosakas nude huulepulk. Mulle väga meeldivad sellised. Et kui sellest puudrist jääb väheks, siis ma panen tavaliselt seda Maybelline'i Fit Me Concealerit. Ma kasutan number 20 seda värvi. See toimib väga hästi. See silmaaluseid nagu helendab ja ma kasutan seda ka vahepeal concealerina, et hästi hea pigmendiga on ka. Et selline näeb välja siis. Selline natuke looduslikum asi nagu teepooli. Millegipärast mulle hullult see teepooli lõhn nagu meeldib ja see on nii kuidagi minu jaoks kuidagi siukse rahustava toimega. Enne magamaminekut ma olen tavaliselt seda natukene padja peale pannud ja vahepeal mulle meeldib isegi siia nina alla panna. Siis ma tunnen seda lõhna kogu aeg. Punnide ja vistrike jaoks on see nagu täiesti imeline asi. Mul lihtsalt ei ole rohkem kiidusõnu. Mul peab see kogu aeg olema. Thanks! Next, please! No. Ostsin endale hõbešampooni, kuna mul ei olnud mitte ühtegi hõbešampooni enam tükk aega ja mul olid juuksed nii kollased, nagu te teate, lähevad juuksed kollaseks, kui on vees palju rauda on ju, ja mul seda on nagu väga palju. Ma ostsin selle Trade House'ist, see oli kuskil 20 €, mul oli, et nagu what, aga okei, et ma loodan, et sellest jätkub kauaks, tundub, et jätkub kauaks, aga senimaani ma olen väga rahul. Et see müüja, kes seal oli, see soovitas ka mulle just seda, ütles, et vähemalt juuksed siis sellega pestes ei jää nagu siuksed sinised ja ta tõesti nagu teeb oma tööd hästi, sest ma eile pesin oma juukseid ja ei ole üldse nagu siuke sinised
või midagi, et ta teeb natukene lihtsalt hallikamaks seda tooni. Emispet Cosmetics, ma vaatasin, see on mingi Itaalia toode. See on minu must ja kole Tangle Teaser ja reaalselt ma nagu ühtegi muud harja ei kasuta, ma kasutan ainult seda. Ja sest see on nii hea ju. Ma ei tea, miks kõikidel inimestel ei ole seda. Siia ei jää mitte kunagi mingid juuksed kinni ega midagi ja see on peanahale nii mõnna. Ja ma tunnen, et see nagu ei kaku mul üldse juukseid. Üks nipp veel selle asja juures on see, et vaadake, mul siit on vaikselt lahti tulnud, et kui reisima tahad kuskil randa raha kaasa võtta, aga võib-olla seal mingid pätid liiguvad, ei julge nagu kuskile rahakott jätta, siis peidukas tuleb kohe välja. Ja ma olen siia raha peitnud ja see on nagu ülihea koht. See saab ükskõik mis asju peita. Võib-olla kui ta natuke uuem on, siis on raskem lahti teha, aga mul on kuidagi siit nagu ta juba nagu lahti tulnud. Aga ma ei tea, te võite proovida, kui teil on see, et hea nipp. Järgmine asi, mida ma täiega kaifin, on see. Ja see on näopuhastaja ja see on elektriline. Siin on siuke nupp on keskmine kiirus ja kõige kiirem harjas siis otsas ja see käib ära. See tuleb koos mitme teise harjasega, ma panen siia kuskile pildi, siin on vist 5 tükki kaasas. Ma kasutan seda nii-öelda tegelikult meigi eemaldamiseks. Ja kuidas ma meiki eemaldan? Kastan selle harja peal märjaks ja võtan oma seebipagariseep. Ma ise teen neid seepe ja ma ise kasutan neid seepe ja mulle väga meeldivad neid seebid. Sorry. Panen selle harja siia seebi peale, teen selle seebiga kokku, see läheb hästi ilusti vahtu, mitte küll praegu, ja siis panen selle näo peale. Ja teen mõnna oma näole. See seep lõhnabki nii hästi. Tegemist on glütseriini seebiga. Ma pesen sellega käsi, ma pesen sellega nägu, ma pesen sellega keha. Väga okei seep on. Kuigi siin on alkoholi sees, siis minul see näonohka ja sellist üldse nagu ei kuivata, et väga hea. See on mul teine, mis ma olen tellinud. Ainuke asi selle puhul on see, et see ei ole veekindel, et kuskile väga vee alla ma seda käepideme osa ei soovitaks panna, aga muidu üldiselt kestab maru hästi. Ma olen siin näinud ka, et siin on need originaal puhastajad, mis maksavad mingi üle 100 euro, mingi 150 eurot nagu see teeb suht sama töö ära, nii et suht savi. Tegemist on selle Travelo parfüümi hoidjaga nii-öelda. Siin läheb parfüüm sisse. Siin on väike avarus ja pumpad parfüümi lihtsalt sisse, et ei pea mingit kallama ega mingit asju. Ja mul on see alati käekotis kaasas ja pidevalt kasutan seda. Et ei pea mingit suurt lõhnapudelit endal kaasas vedama. Ma arvan, päris paljudel on see olemas, aga see on kindlasti üks minu lemmikuid. Mul on see kogu aeg kaasas. Ma olen kasutanud seda Joik šokolaadi näomaski ja see lõhnab nagu kakao. Kirjas on, et seda kokku segada kas piima või teega. Tavaliselt ma olen teinud teega, kui ma õhtuti joon, panen natuke teed siia samma aluse peale, võtan seda pulbrit, segan kokku ja panen näole ja teeb selline pruun. Hästi lõhnab, tahaks nagu kõik ära süüa. Ja ma olen seda tavaliselt siis teinud, kui mul nägu hullult punetab mingi õhtu, et siis natukene seda nägu taastada. Aga siin ongi kirjas, et taastav ja pingultav šokolaadi mask. Väsinud ja stressist nähale. Muidugi tegemist on siis Eesti tootega. Super. Schwarzkopf Color Freeze. Ma võitsin selle. Ja ma võitsin selle Ring FM-i mingi selle SMS-i mänguga. Kaasas oli ka šampoon. Šampoon, ma ei tea, minu arust nagu iga tavaline teine šampoon, aga see mulle päris meeldib. Ma ei tea, miks mulle see meeldib, aga ma olen seda terve aeg kasutanud. Ma usun, et ta teeb mu juuksed siledamaks, sest mulle tundub, et ta teeb mu juuksed siledamaks. Ma ei tea, aga üldiselt mulle meeldivad sellised asjad ja see on väga okei asi. Rohkem mul nagu asju ei olnud, ma vaatasin nagu kodus enamasti kõik läbi, vaatasin, mis mul kotis on, mida ma kaasas kannan. Ja need olid need asjad, mida ma nagu pidevalt kasutan. Ma ei usu, et ma seda videot hakkan nagu iga kuu tegema, sest reaalselt mul ei ole iga kuu võtta erinevaid tooteid ja asju, et ma arvan, et järgmine kuu on mul võib-olla samad lemmikud, on ju. Kui mul nagu mingi ajaga mingid uued tooted tekivad, eks ma siis teen enda kuu lemmikud uuesti, eks ole. Kokkuvõtteks ma väga tänan teid vaatamast minu aprillikuu lemmikuid ja kohtume järgmisel korral. Tšau!